Tere, mina olen Peeter. Orienteerumise 4. videos räägin Tallinna orienteerumise neljapäevakust ehk lühendiga TON. Rohkem informatsiooni selle kohta leiab ton.ee lehel. Seal on siis kirjas, millal toimub järgmine etapp. Praegu olengi suundumas etapile Keilasse. Kindlasti tasub enne läbi mõelda ka, millist rada võtta. See informatsioon on ka seal TON-i lehel, et kui pikad on rajad ning milliseid punkte tuleb läbida. Loomulikult kaart kui selline saad alles pärast starti. Kes TON neljapäevakul esimest korda tuleb, siis info alt ja neljapäevakute üldjuhend leiab rohkem informatsiooni. Siin on siis näha, et on nõutud ka EOL kood. Kui ei ole mahti orienteerumisliidu leheküljelt seda ise teha, siis võimalik seesama neljapäevaku müügitelgis omal EOL kood teha. Loomulikult on vaja ka SI-kaarti, seda on võimalik ka samamoodi laenutada, kui endal ei ole. Veel informatsiooni nii palju, et seal aeg-ajalt käib osades Norma eribuss, nii et võimalik bussiga saada orienteeruma, kui omal autot ei ole. Ja sinna ära toodud ka tasud. Enne starti kindlasti tasub info alt ka rajad ja legendid vaadata, et kui pikad distantsid on. Siin on ära toodud ka siis kõik punktid metsas ning pikkused. Et kõige pikem antud Keila etapi puhul oli 8,4 kilomeetrit, meestel 21 ja meestel 35. See tähendab siis vanus, et 21 klassis võivad kõik tegelikult osaleda, aga näiteks siis 35 või M40 klassis siis pead olema juba vanem, sama vana või vanem siis. On ka sellised lühendatud rajad, et B-rada on siis selline natuke kergem rada ja kui põhiklass on 21A, siis AL on lühendatud rada. Sama põhimõttel on ka naisteklassid, nii et loodetavasti igaüks leiab siit omale sobiva pikkusega raja. Võistluskeskusesse jõudes tasub alati otsida üles telk. Antud juhul on siis oranž. Sealt on võimalik siis osta pilet päevakul osalemiseks. 2023 aastal on see hetkel 8 eurot. Teine variant on osta pilet Stebi keskkonnas, siis ei ole samasse telki vaja minna, vaid kohe suunduda starti. Võistluskeskuses kahjuks riietumistelki ei ole, nii et seda tuleb teha lageda taeval. Ma ei tea, võib-olla märjama ilmaga ka on. Küll aga on siin eraldi lastehoid, nii et siin võimalik lapsi jätta selleks ajaks, kui ise orienteerud. On ka toitlustusbuss, nii et pärast orienteerumist saad keha kinnitada. Ning on täitsa olemas ka tualett. Täna on mul plaanis joosta distants 21 AL ning pärast tulemusi võrrelda teada-tuntud orienteeruja Tarmo Klaariga. Kui pilet on ostetud Stebi kaudu, siis võid kohe suunduda siia starditelki ja oma nime kirja panna. Nii, jooks on tehtud. Kokku läks peaaegu tund aega. 13. koht 25. See näitab praeguseni. Eks see siis paistab, mis lõppkoht pärast on. Kohe pärast finišit on võimalik ton.ee live lehel näha oma tulemust. Valides siin siis rada on näha, et minul on 16. tulemus ja Tarmol oli 4. tulemus. Loomulikult tasub ära oodata siis ka kõik finišeerijad, et seal lõplikku tulemust näha, sest need tulemused tulevad jooksvalt siin.
Kui nüüd võrrelda minu ja Tarmo etappe üksikult, siis siin on näha, et kuidas Tarmo on enamikel juhtudel minust kiirem olnud. Lõpus, kus oli mööda rada jooksmist, õnnestus mul ka paar etappi kiirem olla. Lisaks kohestele tulemustele tulevad pärast ka detailsemad tulemused. Siin on võimalik ka teekondasid vaadata. Kes on laadinud üles oma tulemused, näiteks Tarmo on oma teekonna üles laadinud, siis siin kaardi peal on võimalik näha siis, kuidas tema GPS on salvestanud teekonna. Siin iga selle etapi koha juures on ka aeg ning kui oled ka ise oma teekonna üles laadinud, siis on võimalik sul ka võrrelda nii-öelda teistega, et kuidas teekond läks. Eks see annab võimaluse analüüsida, kas sa valisid hea raja või mitte. Nii, on selleks korraks tehtud. Täitsa üllatuslikult keel on nii metsane. Praktiliselt maju üldse ei olnud. Et täitsa hea metsa vahel jooks. Nii et kindlasti soovitan, võtke tonnist ka osa.